Tere tulemast garderoobi. Täna me jätkame sellega, et vaatame jalatseid ja siis ma paningi osa jalatseid panin siia laua peale valmis. Et siis vaatame neid lähemalt. Et siin on põhiliselt, mis siin siis põhiliselt on? 3 erinevat jalatsi firmat või? Dr. Martens, Pepe Milan, Uncle Paul, Pepe Milan, Dr. Martens ja jälle Dr. Martens. Üldiselt Dr. Martensid ma olen tellinudki Dr. Martensi enda poest, kuna Eestis minu suurust müüakse väga harva. Ja siis ma jalanumbri järgi ehku peale tellisin. Aga üldiselt Eestis müüakse väiksemaid suurusi poes ja igavamaid variante, et mitte midagi värvilist ei ole, et heal juhul on ainult mustad saada ja või siis võib-olla pruunid, aga midagi teistsugust nagu eriti poevalikus ei ole ja kui on, siis on väikses suuruses, et ei ole minu suuruses. Et siis ma tellisingi igasugused nagu näiteks roosad, siis Dr. Martenseid ma kannan ka päris palju ja siis mul on Dr. Martensiga natuke veidi sükene armastuse ja vihkamise suhe, et osad Dr. Martensid on väga head ja väga mugavad. Ja siis osad täpselt sama number on täielikult pasad. Et hõõruvad ja siis lagunevad ära ka veel hästi kergesti. Et põhiline probleem, mis mul on ilmnenud, on see, et tald läheb umbes selle koha pealt niimoodi siit pooleks. Et siit servast hakkab pragu pihta ja siis tekib siia see murdub pooleks. Aga põhimõtteliselt ära ei lagune, et kuiva ilmaga saab käia. Et muidu see pragu on tüütu, et kui tänav on märg, siis ta hakkab jalatsi sisse vett pumpama. Et ma avastangi selle prao tekkimise tavaliselt niimoodi, et mul lähevad jalad märjaks märja tänava peal käies ja siis ma vaatan alla ja opa ja siin on see pragu. Et mul ei ole ühtegi sellist katkist Martensit siin praegu, sest ma olen nad pannud galerii aiatööde jalatsiks. Et ma saan aiatöö jaoks kasutada neid, et ühtegi katkist mul kahjuks näidata praegu ei ole. Aga siis siin on igasuguseid. Nendega on muidugi see probleem, need on Inglismaalt. Nendega on see probleem, et kuna nad on sellest karvasest nahast, siis nad määrduvad jube kergesti ja neid on väga raske puhastada. Et sellega on see probleem. Muidu ülejäänuid muidu nad on lihtsalt lahedat värvi, et ma võtsin nad sellepärast, et nad on lahedat värvi. Et üldiselt ma ei seedi valget värvi asju, välja arvatud need ühed kingad siin. Et valgeid riideesemeid mul praktiliselt ei ole, välja arvatud võib-olla see üks kaabu siin, et äkki selle kaabuga sobivad kokku. Et paneme pole selle ja siis selle nagu, et äkki saab midagi sellist. Mis sa arvad, kas sobib kokku või? Jaa. Normaalne, siis suvel saab jalga panna. Need muidu madala lumega võib-olla saab ka. Kus juures talvel on võib-olla nendega, et siis jalad ei paista välja. Käid nendega ringi ja jalad ei paista välja. Nii, mis meil siin veel huvitavat on? Need ma tellisin Hispaaniast. Neid müüakse Eestis ka, need on Pepe Milanid ja Pepe Milani müüakse Eestis, aga müüakse väikseid suurusi. Et mingisuguse imeliku äriga tegelev firma müüb neid. Siis ma tellisin nendega ma millalgi vestlesin ja mingit mõtestatud vestlust nendega ei tulnud, siis ma tellisin Pepe Milanilt Hispaaniast need ise. Et nendega ma läksin tantsutrenni ka, siis kõik küsisid, et mis see on ja kus need pärit on. Et tantsutrennis oli publikul väga huvitav nendega. Ja siis need 2, et ma ilmselt tulevikus võtan erinevaid sürrealistlikke Pepe Milani kingi juurde. Ja siin mul on veel sokid ka. Huvitav, mis suuruses sokid need on. 46, 48. Minu number 48. Laudaviina sokid, võt. Äkki sobivad millegagi kokku. Ma arvan roosa Martensiga, siis on siuke oink-oink. Nii, paneme need siia tagasi. Ja
siis on veel on huvitav lugu on Uncle Pauliga. No need on Martensid ka, aga need siin jah, paneme need siis enam-vähem kokku ja võtame Uncle Pauli vahelduseks. Et Uncle Paul on ka mingi sürrealistliku jalatsi või noh, mingi ekstravagantsema jalatsi või no ma ei tea, kas ta nüüd on ekstravagantne, ta on noh, mõne jaoks on ekstravagantne, minu jaoks ei ole. Minu jaoks ekstravagantne on niisugune või niisugune või siis ikka midagi, mis on ekstravagantne, et eks videost selgub, video lõpuks on kõigil aru saada, milline on minu jaoks ekstravagantne, aga nendega oli see, et kuna mul on 48 jalg ja Uncle Pauli jalatsid lõpevad 46-ga ja siis ma kirjutasin talle Facebooki, küsisin, et kuule, et kas sul 48 ka midagi on ja siis ta ütles, et ei ole, välja arvatud üks, et tal on üks jalats, mis on tehtud vale liistu peal, üks jalatsipaar, mis on tehtud vale liistu peal, et tule proovi. Et läksin siis koha peale tema sinna poodi ja siis proovisime ja oli perfektselt minu suurus 46-na märgitud ja 48-se liistu peal eksikombel tehtud ja siis parajad siuksed. Ma mõtlesin, et no müüdud no, et proovisime nalja pärast muidugi teist jalatsit ka, mis oligi 46 ja see oli lootusetu jalga saada üldse, ei varba otsa ainult läks ja kand oli väljas no, et kand oli umbes selle koha peal. Et siis, aga need läksid perfektselt jalga ja siis ma olen nendega käinud ka, et siuksed mõnusad, mugavad jalatsid ja siuke hea lugu ka nendega. Okay, ma just võtan need pealt ära siis jalgpallifänn Saksamaalt, no. Et täna siis vaatame lähemalt, vaatame parfüüme ja siis erinevaid jalatseid. Siin on üks Police, siuke mingi pealuu kujuline. Ma ei mäleta, kust poest ma selle sain, aga ma olen seda isegi natuke kasutanud, et siin on, ta on nagu sprei ja siis siin on siukene klõpakas käib ära, et tal korki ei ole, et sprei nupp käib niimoodi, käib lukku mingisuguse siukse klõpakaga. Aga see teistpidi, nii, siukene. Ja siis siin on igasugust valikut, peaks ühe sigari tegema. Vale ere, see on ka parfüüm, need on lihtsalt Kuuba omad, need on Kuuba sigari kujulised, et kuna ma ise suitsetan sigareid, siis ma mõtlesin, et võiks ollagi, nad on nagu sigarituutudest tulid ka, et Notinos olid need olemas ja siis nad on pakendatud ja tehtud sigari kujulistena. Ma täiesti ehku peale tellisin need, et ma isegi ei teadnud, mis lõhnaga need on, et lõhn oli ka üllatus, aga mulle meeldis mõlema lõhn. Ja siis ma millalgi, kui ma tellin, siis ma tellin neid võibolla juurde, et panen kunstigalerii Cigar Lounge'i ka need lihtsalt nalja pärast, kuna nad on tehtud sigari kujulistena. Osad on väiksemad ja peenemad ja siis osad on suuremad. Et selle saab praegu karpi tagasi. Et hästi, ma lihtsalt puhtalt disaini pärast ostsin need ja siis selgus, et ma sain kaks asja ühe korraga, et ma sain huvitava disainiga asja ja siis ma sain meeldiva lõhna ka. Siin on erinevaid tegelikult, mul osa on otsa saanud ja siis neid siin ei ole. Siin on mingisugune, see on üldse Maxima poest, siin on põhja peal mingi gramm järel, et see siuke, see on Krossi poest. See peaks ka olema Krossi poest, siuksed vähe kasutatud, see peaks olema Prismast, sellel oli mingi kork ka, aga see kork kadus mul ära, et see on ka siukse suht meeldiva lõhnaga, selle ma võtsin ka pulli pärast, see lõhnab skandaalselt. Kaubamajast võtsin ja siis kui ma kaubamajast mingisuguse lõhna võtan, siis mulle tavaliselt antakse mingisugune rattamutter ka kaasa.
tegelikult need ei ole need rattamutrid ma panin ise, et mulle antakse mingi näidislõhnasi paar tükki kaasa ja siis ma mõtlesin, et need ei seisa kuskil püsti ja siis ma pulli pärast proovisin, et kas nad lähevad autorattamutri sisse ja lähevad ja siis ma kasutan neid rattamutreid lihtsalt nende parfüümi näidispudelite hoidmiseks. Ja praktiline, ei kuku ümber ja mõnusalt rasked, isegi tuul ka ära ei vii, kuigi mul toas väga tuuline ei ole. Nii, aga mis meil siin veel on? Meil on, seda ma kasutan aeg-ajalt, siis Halloweene ma kasutan. Esimene Halloween, mille ma võtsin, oli Halloween Man ja siis ma võtsin Man on Rocks või midagi sellist. Ja ma ei mäleta, mis selle täpne nimetus on, Man on Rock või midagi sellist ja Moschino Toy Boy ja neid ma kasutan, siis Versace Erost kasutan ja Versace Eros Flame'i ma kasutan rohkem, kuna see meeldib mul rohkem, et neid on mul mitu tükki tegelikult, et siin on ainult üks. Suurem on kodus ja väiksem, selline hästi väike on nagu kaasaskantav pudel, mille ma saan kaasa võtta. Neid väikseid on ka hea kaasa võtta, tavaliselt ma unustan nad kotti panna. Või siis ma unustan nad kotist välja võtta. Et kui ma kotti vahetan, siis nad jäävad tavaliselt maha. Ma vist ongi kõik vaadatud, ma ei tea, mis see on. Seda ei ole vaadatud, siin on see oli spordipoest, see on mingi Beckami oma. Ma ei tea, kas on Beckami oma või siis on mingisugune temu variant, et kui tellid temust Beckami, siis saad selle. Aga no lõhnab enam-vähem hästi. Üks Versace on vaatamata, Versace Blue Jeans. See on ainukene parfüüm, mille ma võtsin parfüümi arvustuse järgi. Et ma vaatasin YouTube'i kanalis, vaatasin mingit parfüümi kanalit ja siis seal räägiti sellest ja siis ma mõtlesin pulli pärast, et no proovin seda. Et tavaliselt mind arvustused ei huvita, et ma valin lihtsalt oma nina järgi, et lähen poodi, letis, nuusutan midagi ja siis valin selle järgi, kas see mulle meeldib või mitte. Ja siis ma mingisugust asja vaatasin ka, mingisugune X-parfüüm oli, ma ei mäleta, mis selle nimi isegi oli, ta nägi bambuse kujuline välja, klaaspudel ja lõhnas nagu valimislubadused, no nii perversne, et ma mõtlesin, et seda ma küll ei taha, aga arvustused kiitsid seda, ma ei tea miks, äkki olid kinni makstud arvustused. Aga siuke, et kui ma parfüüme valingi, siis ma vaatan 2 erinevat parfüümi, ühte lasen ühe käe peale, teist lasen teise käe peale. Ja siis päeva jooksul nuusutan neid ja vaatan, kuidas nad arenevad. Et ma neid paberlipakaid, mille parfüümi proovimiseks antakse, neid ma ei kasuta, kuna mu keha ei ole paberist. Vaid ma võtan 2 tükki, jätan meelde, vasaku käe peale ma lasin selle, parema käe peale lasin selle ja siis vaatan pärast, kuidas nad mulle meeldivad. Et võtan 2 näidist niimoodi. Aga nihkume siis jalatsite juurde. Nagu kevad oleks, mingid linnud on välja tulnud. Nii, ka vaatame siis jalatseid edasi. Et ühe osad ma panin jalga, ühed siis need on New Rockid, need on Hispaaniast tellitud, need ka. Et need ma tellisin ka ehku peale, et lihtsalt ainuke asi, mis ma nägin, oli number. Ja siis tellisin numbri järgi ja mõtlesin, et äärmisel juhul ma pean korstnasse kirjutama, et kui ma välismaalt tellin, siis nagu ära vahetada ega midagi sellist ei saa. Aga selgus, et sobivad perfektselt ja väga mugavad ja mõnusad. Siis ma tellisin teised ka. Need on Eesti omad ja neid tehakse Männikul. Viimati oli Liivalao 5, oli Aipi, kus neid tehakse. Ja siis neid mul on ka terve kollektsioon, siin on siuksed lihtsamad ja siis siin on ühed keerulisemad sellised niuksed. Et ma arvan, et nad vist töötavad, et neilt saab tellida. Et nad
teevadki. Kui ma esimest korda seal käisin, siis nad võtsid jalamõõdud ja siis tegid jala järgi mudeli ja siis hakkasid selle järgi tegema. Et siis järgmine kord ma sain lihtsalt tellida mingi variandi, et siis ma neid 1 või 2 kaupa võtsin. Et need on muidugi siuksed, nad on osati nagu siuksed aega nõudvad jalatsid, et kuna neil on pael ja mitte vähepaela, et siis saab neid, nende jalga panemine ja äravõtmine võtab päris kaua aega. Et eriti nende puhul, nendel on selle mõlemal on, ühel saapal on 360 sentimeetrit paela. Et see on 2 paelast kokku pandud ja siin on paela ühenduskoht. Et nendel on vähem paela, kuna nad on madalamad. Ja siis nad on siuksed, need on ka aipid. Et nad on mul nad olid kollane ja must, aga siis nad on elutegevuse käigus natukene tumedamaks läinud, aga endiselt väga mugavad ja ei ole päris läbi ka kulunud. Muda täis on. Noh, see ongi tald. Aga tald on natuke siledaks kulunud, aga töötavad väga hästi. Et oluliselt vastupidavamad kui Dr. Martens, mis ei lähe keskelt pooleks. No aga siin on ka igasuguseid asju. Meil on siin Martensit. Kus meil on? Dr. Martens. Vaatame Dr. Martensit. Siuke paks tald. See annab mulle 5 sentimeetrit pikkust juurde. No New Rock annab ka keskmiselt 5 sentimeetrit pikkust juurde. Aga need on ka ma Dr. Martensilt numbri järgi tellisin. Ja siis nendel on see, et suurus sobib, aga nad hõõruvad. Ülejäänud ei hõõru eriti. Et neil on mingi imelik hõõrumiskoht. Siis ma proovisin topeltsokiga panna ja teipisin jala ära. Et neid saaks kanda. Need. Niisuguseid saapaid mul on suhteliselt vähe. Et neid ma olen 2 paari tellinud. Ühe paariga ma astusin ämbrisse ja nad ei sobinud. Tellisin numbri järgi ja seal oli mingi imelikud suurused, mis ei läinud mitte millelegi kokku. Ja jalga neid ei õnnestunud panna. Siis ma andsin nad sõbrale. Viisime sünnipäevaks sõbrale. Ja talle sobisid. Et tal on 45 jalg ja ma tellisin 48, mis mulle jalga ei läinud. Ja siis temale 45 jalga oli paras. Et väga imelikud mõõdud olid, et ma ei saa üldse aru. Et need on ka Hispaaniast pärit. Mis selle nimi on? See on Sendra. Majura on teine asi, mida ma olen mõelnud, mida tahaks proovida. Siin on nüüd siis see on 49 suuruses. Et 49 suurus ja siis on mulle paras. Nende äravõtmiseks oleks ka muidugi neid on jalga panna mugav, aga ära võtta väga tüütu. Siis on nendele siuke jalatsi eemaldaja. Et selle saad maha panna. Saad maha panna, peale astuda ja siis saad jalatsit ära tõmmata. Et see sobib. See on tegelikult hobuse varustuse poest, et ratsasaabastega on sama probleem võib-olla inimestel ja siis ratsapoes müüakse siukseid kvaliteetseid jalatsi eemaldajaid. Et siis see sobib neile nagu. Ja okidoki, mis meil siin veel on? Vaatame siis riiulisse ka. Siin on jälle Dr. Martensit üks komplekt. Kunagi ma tahtsin endale kollaseid saapaid, no ilmselt Aipist saaks ka tellida. Et Aipis on olemas kollane nahk ja siis saab värvilisest nahast ka, et saad igasuguseid nahku ja asju valida. Ja ka Martensil oli ka olemas, et siis ma vahepeal avastasin enda jaoks värvilised Martensid ja siis ma võtsin Martensi saapaid ka igasugustes värvides. Kollased on mu lemmikud ja siis siin on veel igasuguseid. Need on lihtsalt tossud
Need ma sain uuskasutuskeskusest üldse. Ja siis siin ongi igasuguseid niukseid värve. Ja muidugi siis on mustad ja siis on veel, mis asi veel on, must. Ja siis on roheline. Ja mul on ühed rohelised Martensi kingad. Ja siin ka ei ole seda talla lõhenemise probleemi. Ei ole veel ilmnenud, ma pole nendega piisavalt käinud. Nendega ma olen päris palju käinud. Nendega ma olen hästi vähe käinud. Ja nendega ma olen ka hästi palju käinud. Aga need on ka suhteliselt lagunema ei ole veel hakanud, aga nendel on need on ka probleemsed Martensid. Et neil on see, et tald paneb jala valutama. Kui pikalt käia mingi 10 kilomeetrit või midagi sellist. Et siis kuna see tald on, ma ei tea, sisemine tald vajub läbi ja siis see välimine tald on seest poolt nagu restikujuline. Et võibolla see on mingi põhjus, et see on nagu mingil oma keharaskusega peal seisan, siis need väsitavad jalgu natuke. Et kui pikka maad käia üle 10 kilomeetrit, siis nendega ei kannata. Aga nendel siin on ka mingi viga, nendel rohelistel? Nende rohelistega ma panin nendele kuldse paela, siis saab kuldsete lintide kontserdile minna. Aga vaata, mis seal sees on, see mingi hais oli. Lõhnab nagu valimislubadused. Jaa, jalaseen. See on mul vist soki küljest ära tulnud. Siuke. Las ta olla siin sees, siis on, hoiame probleemi ühe kindla koha peal. Need saapad vist lähevad karantiini. Aga siis ongi igasuguseid värve. Neid saab igasuguse värvilise riietusega kasutada. Või mittevärvilisega, et paneks mingi mittevärvilisele riietusele värvilise jalatsi või värvilisele riietusele mittevärvilise mingi musta või asja. Või vaatab. Või siis mõlemat. Et paneb värvilise riietuse ja värvilise jalatsi. Et kui üle võlli panna, siis juba korralikult üle võlli, nii et on mitu tuuri üle võlli. Mitte ainult, et pool kannikat on üle võlli. Või mis sa arvad? Et kui üle võlli minna, siis ikka korralikult. Yeah boy. Ahah, just. Nii, aga siis, mis siin veel on? Need on mõnusad jalatsid. Grinders. Need on ka mingisugused jalatsid, mis ei vasta oma suurusele. Peale on märgitud 47 ja siis ma poes proovisin neid ja olid mulle parajad. Üldiselt 47 on mulle väike. Osa 48 jalatseid võivad ka olla väiksed. Et mõnikord on, aga siis on huvitav, et see on tehtud kas siis suurema listu peal või midagi. Ja siis oli üks paar jalatseid poes, mis oli siis oma suurusele mitte vastav. Ja selgus proovimise korral, et olid mulle parajad. Ja siis ega siin muud küsimust ei ole kui müüdud. Aga ja mulle tundmatu jalatsi firma ja need on mul esimesed siuksed, mis sellelt firmalt on. Et rohkem ma selle firma valikut praegu ei tea, et peaks vaatama, et äkki neil on midagi sürrimat ka. Aga need on konkreetselt on tööjalatsid, et neil on tugev nina ka. Et selle jalatsi võib autoratta alla panna ja siis tõkis kingaks. Et mul on mitmed tööjalatsid. Kusjuures need New Rockid on ka tegelikult, need on tugevdatud ninaga. Aga New Rocki kvaliteet jätab aeg-ajalt soovida, et New Rocki ma väga ei usalda tööjalatsina. Aga siin selle jalatsiga oli ka, et see vist oli teine jalg, millel tuli konts lahti
ja siis ma liimisin ise selle kontsa siia külge tagasi. Siis ma tegin nalja ka sellest, et pael on läbi kontsa sellepärast, et konts ära ei kao tee peal. Aga kui ma selle kontsa lahti võtsin, siis ma avastasin siit seest, et see konts oli pandud klambripüstoliga alla. Nagu klambripüstoliga. See, mille sees on need traatklambrid, millega posti külge saab kuulutusi ja postereid ja asju panna. Võt neid paberitükke seina panna või võt see sama klambripüstol, võt sellega oli konts alla pandud. Et nagu saapa kvaliteet jättis soovida. Siis ma käiasin tremeliga, käiasin selle klambri jäänused, käiasin välja ja liimisin selle ise kokku tagasi. Panin selle metallesemeid ja mutrivõtmeid raskuseks täis, et siis seisis mul paar nädalat ja kuivas. Et lasin liimil korralikult kuivada ja nüüd see konts ei logise. Aga teine konts on ikka tegemata, et teise kontsaga ma pole midagi teinud, aga õnneks ta ei logise ka. Nad parandasin ise ära need. Ja siis siin ongi, mul on tööjalatseid veel. Need on blokkläder, need on päris tööjalatsid. Et nendega kannatab, selle julgeb võib-olla isegi autoratta alla panna. Meil ükskord oligi, et meil oli kallaku peal oli auto ja sõbraga putitame seal, putitame autot ja siis auto hakkab veerema. Siis mida ma teen? Löön kohe, mul oli tööjalatsid jalas, lõin ratta alla jala. Auto sai seisma. Esimene asi, mis pähe tuli, kohe. Tööjalats nagu see ei olnud see jalats, aga see oli siuke kvaliteetne tööjalats, ma ei mäleta, mis firma see oli. See oli ammu, see oli üle 10 aasta tagasi, mul ei ole enam meeles see, aga ma lõingi veerevale autole jala ratta ette, et ta jääks seisma. Ja siis sai, sõber tuli auto alt välja ja hakkas siis tõkiskingu asju otsima. Aga jah, seda tuleb teha siis, kui on ka siuke jalats, mis seda kannatab ja see jalats, mis mul tol hetkel jalas oli, see kannatas seda nalja. Nii, aga mis meil siin veel on? Kuule, vist on enam-vähem vaadatud. Tänaseks on kõik. Näeme järgmises osas. Black Hati vöö. Selle peaks vööde juurde panema, siis mul on natukene rohkem ühe koha peal midagi. Vaikust võttel. Ja, tavaliselt võttel antakse vaikuse käsk ja siis just täpselt sellel hetkel tuleb mingisugune tuumaaevastus või mingi selline, siis ma pean elu eest seal mingisugust aevastust kinni hoidma niimoodi, et mina küljes näpud ja või tuleb mingi köhimine või asi. Et ütle millal. Millal? Ei no millal ma rääkima hakkan? Nagu kohe. Okei.